Tervist, eetris on taas Objektiivi saade Fookuses, mina olen Markus Järvi ja teisel pool stuudiolauda on vaimulik ja kirikuloolane Veiko Vihur. Tere Veiko! Tere Markus! Täna räägime kahest teemast, mis tegelikult omavahel põimuvad päris hästi. Nimelt üks on üle-euroopaline teema ja teine on Eesti seadusandluse muudatus. Eestis üritatakse seaduse muudatusega, mis siis homme peaks minema 3. lugemisele, sõja korral meediat piirata veelgi jõulisemalt kui eriolukord ja sõjaolukord seda praegu, sest seaduses ette näeb. Nimelt antaks siis jõuametitele, näiteks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveametile, politseile ja piirivalveametile ning kaitsepolitseile ja kaitseväele õigus panna kinni meediaväljaandeid, kui nad seda niimoodi arvavad ja vajalikuks peavad. See on muidugi väga tore, et Tarbijakaitseamet on ka jõuametiks muutunud. See on väga huvitav, et kas ta tarbijaid ka kaitseb sama jõuliselt? See on huvitav tõepoolest, et selline müütiline Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveamet, mida on üritatud siin ju läbi aastate tegelikult ju teha selliseks tsensuuriametiks. Siin ju Tarbijakaitseameti üks ametnik tuli ka välja igasuguste muude ideedega meedia nii-öelda vabaduse piiramiseks, nii et see sai ka tegelikult Meedialiidult ja kõikidelt Eesti väljaannetelt väga tõsise tagasilöögi osaliseks ja siis ta jäi mõneks ajaks vait, aga näed, nüüd on siis uuesti välja tulnud selline seadus. Aga üle-euroopaliselt näeme me seda, kuidas ehitatakse sellist, mina nimetan seda sõjademokraatia situatsiooniks. Nimelt Euroopa Liidu üks amet tahab kinni panna konservatiivse rahvusliku ühendpartei iseseisvate riikide Euroopa, sulgeda selle partei. Mille pärast? Sellepärast, et see ei vasta Euroopa Liidu väärtustele. Selle partei üle-euroopaline esindus on siis olemas ka, või fraktsioon on olemas ka Euroopa Parlamendis, aga kui see partei, mis on laiem kui Euroopa Liidu fraktsioon, kuhu siis kuuluvad erinevad parteid erinevatest Euroopa Liidu maadest, näiteks Saksamaa Alternatiiv für Deutschland, Prantsusmaa Reconquista, Bulgaaria ärkamine, Poola Konföderatsiooni partei ning üks Slovakkia või Sloveenia partei ka, nii et nende parteid ähvardab kinnipanek Euroopa Liidu poolt. See on nüüd selline, kuidas öelda, jällegi peaaegu pretsedenditu samm, sellepärast et me näeme, kuidas Euroopa Liit hakkab põhimõtteliselt sulgema ühenderakondi, sulgema maailmavaatelisel alusel moodustatud parteisid. Nojah, siin ERR-is ilmunud uudises öeldakse, et siis tegemist on sellise järelevalveasutusega, mis kontrollib, kas erakonnad ja sihtasutused peavad kinni neile kehtestatud Euroopa Liidu reeglitest. Need reeglid nõuavad, et parteid austaksid Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud liidu põhiväärtusi, mille hulka kuuluvad inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõigused, sealhulgas vähemuste õigused. Ja siis võib siit edasi lugeda, et selle ameti juht on valmis saanud 300 leheküljelise kirjaga, kus ta siis toob rikkalikult välja neid tõendeid, mis hõlmab kohtuotsuseid ja eurosaadikute, sotsiaalmeedia postituste, ekraanitõmmiseid ja tuleb välja, et siis nendes postitustes kasutatakse immigratsioonivastast, antisemiitlikku ja LGBT vastast retoorikat. Sealhulgas tehakse üleskutseid remigratsioonile, ehk siis tagasirändele ja samastatakse homoseksuaalsust pedofiiliaga. Need selliseid postitusi teevad siis nimetatud ühendpartei erinevad poliitikud ja Brüssel leiab täpsemalt siis üks mingisugune amet, mis teostab järelevalvet Euroopa parteide ja sihtasutuste üle, et selline olukord on lubamatu ja selline ühendpartei tuleb siis keelustada.
ja mis AfD-sse puutub, siis loomulikult Saksamaal on ametivõimud üritanud seda juba pikemat aega ära keelata, aga see sai vist kohtust mingi aeg tagasilöögi, et kohus seda siiski päris õiguspäraseks ei pidanud. Aga kõnekas on muidugi see, et me oleme jõudnud siis Euroopa Liidus sellisesse olukorda, kus maailmavaateliselt on osad erakonnad tunnistatud sobimatuks, kokku sobimatuks Euroopa väärtustega ja mingisugune tehniline amet, võib-olla meie Eesti mõistes siis erakondade rahastamise järelevalve komisjon, mingi sarnane amet Euroopa tasandil siis otsustab, millised erakonnad tohivad tegutseda ja millised ei tohi tegutseda Euroopa tasandil. Millised on siis kooskõlas euroopalike väärtustega, millised ei ole. Nii et kui meile räägitakse, et ei tohi tõmmata mingisuguseid paralleele Euroopa Liidu ja Nõukogude Liidu vahel, et see olevat ikka väga kurjasti ja üle võlli, et lõppude lõpuks, kui meil on Euroopas üks suur ühendpartei ja Nõukogude Liidus teatavasti oli üks suur partei, mis juhtis tervet ühiskonda, et mis seal siis vahet on? Kui sisuline maailmavaateline pluralism puudus ta Nõukogude Liidus, puudub ta Euroopa Liidus, vähemasti nad soovivad, et see puuduks. Kui see ei tohi midagi kriitilist öelda või arvata poliitika kohta Euroopas, Euroopa Liidus, siis tegelikult me oleme hiilivalt ja vargsi kuidagi jõudnud täpselt samasse punkti, kust me Eestina ja teiste liiduvabariikidena 91. aastal nagu valla pääsesime, vabaduse kätte võitsime ja oleme nüüd samas olukorras. Ja siin tuleb mulle meelde veel üks uudis, mis oli ka hiljaaegu meedias, et keegi Belgia poliitik mõisteti kohtus süüdi vaenu õhutamises. Ja ta oli nimelt siis toonud välja erinevaid fakte, tõenäoliselt, mis siis puudutasid kuritegevust teatud elanikkonna gruppides, sisserändajate gruppides, moslemite gruppides ja kohtunik ütles talle, et tähendab inimene ütles enda kaitseks, et ta esitas ju ainult fakte, et ta ei mõelnud ju midagi välja, et kuidas saab see olla vaenu õhutamine. Ja kohtunik ütles talle selle peale, et aga te esitasite fakte vaenu õhutamise eesmärgil. Nii et me oleme vähemasti ühes liiduvabariigis siin Euroopa Liidus jõudnud sellesse olukorda, kus isegi faktide esitamine võib olla seadusvastane või õigusvastane või vähemasti kohtud seda nii tõlgendavad, sest faktid võivad õhutada vaenu mingisuguste inimgruppide vastu. Ja nagu me teame, siis see universaalne põhimõte on, et Euroopa Liidus, et vaenu õhutada ei tohi. Ja ükskõik siis, mida need faktid meile ka ei räägiks. Sisuliselt on muidugi igasugune arvamuste pluralism, poliitiline pluralism selliste reeglitega ära tapetud. Ja kui me näeme nüüd liikumist nagu veelgi kaugemale, tahetakse mingisuguseid erakondi keelustada, mingisuguseid ühendusi ära keelata, trahvida nii Euroopa tasandil kui võib-olla ka mõne liikmesriigi tasandil, võib-olla Saksamaa ikkagi selle AfD lõpuks ära keelab, et siis me oleme jõudnud väga murettekitavasse olukorda. Et me ei suuda seda kuidagi tagasi keerata enam. See Euroopa monstrum elab täiesti oma elu, ta ei allu demokraatlikule kontrollile ja ma ei kujuta ette, millist kataklüsmide abil tegelikult me suudame Euroopas tõelise demokraatia taastada, kui suudame üldse. Ja enne kui me lähme nagu suure pildi juurde, siis ma tahaksin veel kord tulla ühe ametiasutuse nime juurde, nimelt Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet, APPF, mille direktor on Pascal Chonard, kes siis sellise bürokraatliku ametina tuleb ja hakkab hindama ühenderakonna vastavust euroopalikele väärtustele.
No mida see teile meenutab? See meenutab loomulikult mingisugust Nõukogude Liidu mingisugust partei osist või riigistruktuuri, kes hindab kodanike vastavust Nõukogude Liidu väärtustele. Ja toona ei olnud mingisuguseid iseseisvaid erakondi ja mingisuguseid muid kodanikuliikumisi. Nõukogude Liidus oli ainult üks partei ja partei otsustas kõike, aga teine liit on tehtud kõvasti targemalt kui Nõukogude Liit. Seal on tehtud niimoodi, et meil on olemas ühispartei, mille väärtused ongi need võlts Euroopa väärtused. Ja ühispartei on see, kelle erinevad osised siis mängivad demokraatiat, teostavad seda demokraatia illusiooni. Nii Eestis kui ka kõikides Euroopa Liidu riikides ja see kandub loomulikult Euroopa parlamenti samamoodi välja. Ja ühispartei idee on see, et meil tekiks see pluralismi ja demokraatia illusioon. Et meil on olemas erinevad osakonnad, kes justkui vaidlevad teineteisega ja räägivad kohati mingit erinevat juttu, aga suur pilt loomulikult ei muutu. Suur pilt on see, et see ühispartei suunab nii Eestis, Lätis, Leedus, nii kõikides teistes liiduvabariikides, suunab seda poliitikat ühte konkreetsesse suunda. Need on Euroopa väärtused ideoloogilisel tasandil ja praktilisel tasandil. Praegu ei miski muu kui põhimõtteliselt Euroopa viimine sõtta Venemaaga. See tundub minule üks selliseid sõjademokraatia otseseid tagajärgi siin praegu või selliseid isegi võib-olla ütelda eeldusi või programme, mida siis üritatakse selliste sammudega kinnistada. Sest vaadake nende parteide üheks selliseks ühendnimetajaks, mida siis üritatakse ära keelustada, on ikkagi väga tugev kriitika Euroopa Liidu sõjademokraatlikule kursile. Ka selline revisionistlik nägemus võib-olla sellest, mis on toimunud Ukrainas ja nii edasi, Bulgaaria taassünd, Prantsusmaa tagasivallutus, Erik Zemmour, Poola konföderatsioon, Tšehhi partei, Ungari meie kodumaa liikumine, Hollandi demokraatia foorum, Slovakkia vabariigi liikumine. Kõik need on tegelikult minu teada erakonnad, mida ühendab AfD ka samuti, alternatiiv Saksamaale. On ka sellised erakonnad, kes kogu seda ametlikku, süvariiklikku propagandanarratiivi, mida meile esindab näiteks Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas üha totramate väljaütlemistega, tõsi kogu aeg, aga et seda propagandanarratiivi asetatakse nende samade erakondade puhul kogu aeg küsimuse alla. Ja Euroopa sellises üha nagu diktaatorlikumaks ja autoritaarsemaks muutuvas õhkkonnas selliseid erakondi, selliseid liikumisi enam ei sallita. Sest nad võivad tulla ja hakata üle võtma valitsusi, nii nagu ongi juhtunud, eks ju Slovakkias praegu, kus Slovakkia Robert Fico või Fico, nüüd kuidas seda hääldatakse, on mees, kes on ikkagi võtnud väga selge sellise erineva välispoliitilise tooni loomulikult. Siis Orbani Ukraina oli selline, kes võttis väga selgelt kriitilise tooni kogu sellise Brüsseli sõjademokraatia ülesehitamisele. Ütles, et meil on vaja tegelikult see sõda võimalikult kiiresti ära lõpetada, jõuda diplomaatilisi lahenduseni. Ja nüüd mina näen seda sammuna sellise Brüsseli diktaatorliku sõjademokraatia kehtestamise nimel. Sellised parteid lihtsalt ära keelustada, et ei teki mingisugust muud nii-öelda alternatiivset häält. Loomulikult neid ühendab, eks ju, immigrandi ja immigratsiooni vastasus, mitte niivõrd immigrandi, vaid immigratsiooni vastasus. Osalt on välja toodud ka, et väga jõuline Iisraeli kriitika muuseas, aga siis huvitav on see, et AfD puhul
see 300 leheküljeline kiri, mis siis Euroopa Komisjonile saadeti, ütleb seda, et alternatiiv Saksamaa puhul tõstetakse kirjas esile Saksamaa luureteenistuste 2025. aasta mai otsust liigitada erakond paremäärmuslikuks organisatsiooniks. Nii, see on jällegi üks kõige nagu diktaatorlikum, autoritaarsema riigimudeli lahtirullumine Saksamaal. Eri organisatsioonid, julgeolekuorganisatsioonid otsustavad, kes on need erakonnad, kes saavad tulla ja avaliku arvamuse väljal hääli koguda olukorras, kus AfD on praegu Saksamaa kõige populaarsem partei. Siis mainitakse seda, et Kölni halduskohtu otsus ütles, et keelas sellise liigituse, et päris ei nõustunud Saksamaa eriteenistuste liigitusega, kuid ütles, et erakonna programm on vastuolus inimväärikuse ja usuvabadusega. Et tehti ikkagi nagu pool tehtest ära. Päris nagu paremäärmuslik organisatsioon nüüd ei ole, mida kohe tuleks ära keelata, aga asi on problemaatiline, et vaatame ja menetleme seda asja. Ja see on nüüd see olukord, mida me hakkame nägema nagu Euroopa Liidus, et eriteenistused tulevad ja sekkuvad poliitikasse. Need sõjademokraatlikud institutsioonid, need süvariiklikud institutsioonid määratlevad, kes saab üldse avalikul väljal midagi teha, midagi ütelda, millised erakonnad saavad omale hääli koguda ja millised mitte. Ehk siis need erakonnad, mis sellisest ühisparteilikust liinist, Euroopa Liidu ühisväärtuste liinist välja kanduvad, neid loomulikult siis toetada ei saa ja neid hakatakse ära keelama. Et me oleme jõudnud põhimõtteliselt totalitarismi. See ei ole enam mitte midagi muud kui Euroopa Liidu totalitarism, mida meile veel esitletakse pluralismi ja demokraatia ja inimõiguste ja õigusriigi väärtustega kaetuna, aga tegelikult seal sees on selline julm totalitaristlik rusikas. Loomulikult see ei ole midagi uut. Me oleme rääkinud sellest aastaid siin Objektiivis. Nii palju, kui me oleme seda Objektiivi teinud siin 10 aastat, on kogu aeg meie üheks laitmotiiviks olnud see, et Euroopa Liit ja kogu see liberalistlik nii-öelda demokraatia, revolutsiooniline demokraatia on oma olemuselt totalitaristlik. Ja on ainult aja küsimus, millal see nüüd see katteloor sellelt raudselt rusikalt ära eemaldatakse. Et siiamaani tehakse kõike niimoodi nagu natukene niimoodi pehmemate vahenditega. Aga nüüd hakkab üha rohkem ilmuma välja see, et ongi vaja ikkagi rusikas lauale lüüa. Ja see on loomulikult selles olukorras, kus me oleme väga lähedal sellele, et Euroopa Liit on provotseerinud ja astubki sõtta põhimõtteliselt Venemaaga. See on see eelmäng sellele, et kinnistada poliitiline ja ideoloogiline ühtsus, enne kui Okeania astub Ida-Aasiaga või Euraasiaga järjekordsesse sõjalisse konflikti, viitan Orwellile loomulikult. No eks me uudistest siis kuuleme, et kes võidab ja kes kaotab ja kes kellega üldse sõdib. Uudistest peame kuulama seda, et kes kellega sõdib ja keda me parasjagu peame vihkama. See on see asi, et kui enne võis olla Ida-Aasia meie liitlane, siis ühel hetkel võib juhtuda see, et uudistest öeldakse, et Ida-Aasia on meie vaenlane kogu aeg olnud ja sinu ja minu ja kogu ülejäänud ühiskonna peamiseks kohustuseks on karjuda vihaminutitel koos neid samu loosungeid ütelda, et jah, surm Ida-Aasiale nüüd ja igavesti aamen. No jah, praegu me teame, kelle aadressil me neid vihaminuteid siis sisustame. Aga jah, see võib muutuda väga kiiresti. Aga loomulikult jah, üldises plaanis on niimoodi, et kui see mingisugune järelevalveasutus koostab 300 leheküljelise kirja või tegelikult juba paksu raamatu, võiks ütelda, kus siis heidetakse osadele erakondadele ja poliitilistele liikumistele, sihtasutustele ette Euroopa väärtustega
vastuolu minemist, siis tegelikult ju kõige fundamentaalsemas ollakse ju ise vastuolus Euroopa deklareeritud väärtustega, ehk siis kui me räägime demokraatiast ja poliitilisest pluralismist. Need kaks asja, demokraatia ja poliitiline pluralism on Euroopa deklareeritud alussambad. Tänase Euroopa Liidu ja üldse laiemalt lääne tsivilisatsiooni deklareeritud alussambad. Ja miks nüüd sellega võib siis kuidagi vastuolu minna? Põhjus on selles, et tegelikult lääne ühiskonnad on sisemiselt lõhestunud ja sisuliselt käib meil siin kodusõda. Võib-olla mitte veel tänavatel, mitte veel relvastatud üksuste vahel, aga põhimõtteliselt kultuurilisel vaimsel tasandil me oleme kodusõjas. Ja ongi välja kujunenud kaks poolt, kes jõudu katsuvad praegu ja siiamaani oli võimalik seda demokraatia illusiooni etendada ju sellepärast, et tegelikult süsteem kontrollis olukorda. Need üksikud nii-öelda äärmuslased hoiti vaos, marginaliseeriti, neile ehitati tulemüürid ja sanitaarkordonid ümber, neid ei lastud võimu ligi, aga kuna probleemid immigratsiooniga ja ka muud probleemid ja ka sõja oht, mis on ikkagi paljusid inimesi järjest rohkem hakanud kainestama, see on muutnud seda poliitilist situatsiooni Euroopas. Mitte ainult üksikutes Euroopa riikides, vaid üle-euroopaliselt. Ja see on toonud need vastuolud esile ja nüüd hakkavad maskid langema selle tõttu, et enam teisiti ei saa. Ega nad tegelikult ju ei tahaks näidata oma lõusta. Nad tahaksid kusagil kabineti vaikuses ikkagi need asjad ära manageerida kuidagi. Ja selles mõttes see viide, mida me siin enne tõime, võrdlus Nõukogude Liiduga, et mõtleme selle peale, et ega siis NLKP, Nõukogude Liidu kommunistlik partei ja KGB, ehk siis julgeolekuorgan, mis siis vastutas ka Nõukogude Liidus kehtiva korra tagamise eest, nad moodustasid ju ühe terviku tegelikult. KGB teenindas NLKP-d. Võib-olla, et mingid KGB osised olid kõvemad tegijad, arvasid endast paremini kui parteist, aga põhimõtteliselt nad teenindasid ja olid vastastikku teineteisele kasulikud. NLKP teostas võimu, parteina, see oli võimu teostamise vahend, KGB kontrollis poliitilist opositsiooni, vaatas, et kõik oleks kontrolli all. Euroopa eriteenistuste puhul me näeme ju sama asja, et tegelikult nad ei tööta niivõrd oma riikide tegelikes ja tõelistes huvides, vaid nad teenindavad seda poliitilist süsteemi, mis kehtib riikide üleselt. Ja see on väga oluline tähelepanek. Et ega siis need Saksa luureasutused ei taga sugugi Saksamaa rahvuslikke või riiklikke huve tingimata. Võib-olla, et nad seda ka mingites aspektides teevad, aga nad siiski vaatavad seda, et Euroopa oleks ühel kindlal kursil ja see on selline vasakliberaalne globalistlik kurss ja need, keda nüüd siin tahetakse ära keelata, see on siis ühendpartei nimega iseseisvate riikide Euroopa. Nii et see on tegelikult see tunnus, et need poliitilised liikumised ja jõud rõhutavad liikmesriikide suveräänsust. Ja selles mõttes nad seavad kahtluse alla üleüldse Euroopa Liidu volitused. Parimal juhul võib-olla tunnistaksid Euroopa Liite mingisuguse sellise koostööorganisatsioonina, mis on põhimõtteliselt ka minu vaade, et Eesti ei pea tingimata olema Euroopa Liidu liige, aga Euroopa Liit võiks olla mingisugune riikidevaheline koostööorgan, mis ei pretendeeri Eesti üle valitsemisele, rääkimata sellest, et meil hakatakse ühel hetkel parteisid ära keelama selle alusel, või sihtasutusi, et näiteks tulevad siia mingid onud ja tädid mingisugusest järelevalveasutusest Objektiivi stuudiosse, ütlevad, et nii, et nüüd me oleme tuvastanud terve pika rea eksimusi Euroopa Liidu alusväärtuste vastu ja me paneme selle teie poe kinni praegu. Et see on sügavalt suveränismi vastane mõtteviis ja tegelikult kui seda saab viljeleda praegu Brüsselis,
Brüsseli ametkondades, siis midagi on selle Euroopa Liidu algatusega kõvasti nihu läinud. Loomulikult ei ole midagi nihu läinud, et see täpselt nii lähebki, eks ole, et see ongi nii mõeldudki. Aga kui me võtame sellise natuke naiivse kodaniku positsiooni, et et kuidas nüüd ikka selle Euroopa Liiduga see asi on ikka nii autoritaarseks läinud, et kes oleks võinud seda uskuda, et kas meie nüüd aastal 2003, kui oli see referendum, kas meie uskusime, et asjad võivad sellisesse punkti jõuda, et keegi ei rääkinud meile. Tegelikult ju räägiti küll, aga lihtsalt ei uskunud sellepärast, et me soovisime kangesti läänega liituda. Ja nii on ka teised Euroopa rahvad tõmmatud sellesse liitu ja eks iga liit lõpuks variseb omaenda raskuse all, omaenda idiotismi ja lolluste all kokku, sest ega see kurss ei ole ju jätkusuutlik. Aga kahju on see, et nad suudavad teha väga palju kurja enne, kui nad kokku varisevad. Kahtlemata. Sa mainisid ühte teemat, mis on väga oluline ka Eesti kontekstis. Ja see on jõustruktuuride suuniklus. Mida nad teevad, mis on nende eesmärk. Ja ma arvan, et see on väga-väga oluline tähelepanek, et kui see kohandada ka Eesti konteksti, siis me võime ütelda, et täpselt samamoodi ka Eesti süvariiklikud jõustruktuurid ei ole siia paika pandud selleks, et Eesti rahva ja riigi huve kaitsta. Et ma ütlen ka, et mingil määral ilmselt nad seda teevad ja kui nad ei teeks, siis oleks juba asi liiga ilmne. Aga see selline süvariiklik sündikaat, millest me siin eelmises fookuses saates rääkisime, see on pandud tegelikult paika selleks, et pidada siin seda riigikest anglo-atlantilisel kursil sellisel viisil, et ta oleks pidevalt kogu aeg üheks nii-öelda anglo-atlantilise malemängu etturiks 200 kilomeetrit Peterburist. Ja selleks on vaja teatavat siseriiklikku kontrolli. Ei ole nagu, võib juhtuda, et isegi sellisel laulurahval nagu eestlased, kellel on selline sügav trauma Venemaaga seotud ja kõike, mida sa nagu paned neile kaela, valad ükskõik millist Putinit, Venemaad, Kremlit ja kõike muud kaela, jätab mõistus 2 takti vahele ja siis aksepteeritakse põhimõtteliselt kõike, mida nendega ette võetakse. Maksutõusu, homolippu, laste soolist mutileerimist, Euroopa väärtusi, Eesti majanduse hävitamist, Eesti madalat sündimust, millest me raadiosaates rääkisime. Kõike niimoodi nagu reaalajas Eesti riigi hävitamist argumendiga, et aga kas sa siis tahad Putinit või? Ja siis on 2 takti vahele, need organisatsioonid, kogu see poliitiline eliit teab, et kui ta seda tallub, seda pedaali, siis rahval mõistus hetkeks lakkab. Ja nii edasi, aga isegi selles olukorras võib juhtuda, et tekivad mingid poliitilised jõud, tekivad portaalid, tekivad isikud, tekivad erakonnad võib-olla isegi, kes tulevad ja ütlevad välja, et see ei ole jätkusuutlik meie rahvale. Et me peame saama üle sellisest traumast ja esiteks taastama normaalsed suhted oma kõige suurema naabriga. Või siis lõikama Eesti siit lahti ja purjetama avamerele, sest muidu me siin sellisel eeldustel me siin ei säili. Ja kui nüüd panna nagu need klotsid kokku, siis mina näen küll nagu Eesti süvariiklikku sündikaati ainult ühe eesmärgi teenistuses. Tagada esiteks selline poliitiline homogeensus süvariigi ja ühispartei raames loomulikult, et siin saab olla küll jah isamaaline ja siin saab olla Reformierakond ja siin saab olla sotsid ja kõik, aga need on ju ühispartei põhimõtteliselt. Oluline on see, et tahetakse põhimõtteliselt seda sama asja. Nii, ja siis
räägitakse, mina olen siin ikka konservatiivide poolt ja hääletan Isamaa poolt ja mina olen siin seekord ikka Eesti majanduse poolt, et ikka Reformierakonda saaks majanduse korda lõpuks ometi. Et majandus on käest ära läinud peale 15 aastat Reformierakonna valitsus. No peaks Reformierakond taas valima, et võib-olla saaks majanduse siis lõpuks korda ometi. Ainuvõim tuleks anda neile, et praegu on sotsid ja Eesti 200 on ikka selle ära rikkunud selle nende valitsemise, et ainuvõim. Absoluutselt. Nagu Kaja Kallas ütles kunagi, et ei saa rahvus valitseda, mingid nõmedad kriisid on kogu aeg, et no ei saa, midagi pole teha. Aga et see seltskond, see süvariiklik sündikaat, ta on selleks siin, et esiteks garanteerida nii-öelda parteide homogeensus sellel süvariiklikul tasandil, ühispartei tasandil, vastavus Euroopa Liidu väärtustega, transatlantiliste väärtustega ja nii edasi, ja teiseks loomulikult vaigistada ja monitoreerida kõikvõimalikke opositsioonilisi hääli, kes siin mõtlevad natukene liiga palju, nagu meie armas koolivend, minu koolivend, tõsi mitte, aga armas koolivend sinule, ütles oma viimases intervjuus, vigisevad liiga palju. Et kuidas ette, et professor Sinisalu istub oma kabinetis niimoodi ja kuskilt praost kostub selline vigi, nagu ahjualune, niimoodi vigiseb keegi kuskil. No jällegi, ei saa valitseda, ei saa rahulikult teadustööd teha, ei saa rahulikult asja ajada, sellepärast, et keegi kuskil vigiseb ja sellised Eesti riigi vastased elemendid tõusevad esile. Jah, näed, inimene oleks tahtnud kapo peadirektori kohal niimoodi rahulikult teha tõsist tööd, aga mingi vigin kostis kogu aeg kuskilt nurgast. Vigisesid, ei olnud rahul üldse prokuratuuri osas ja kapo osas ja näed, ei saanud, pidi tegema igasuguseid lausa tšiki-põrkit, eks ole, et see vigin ära lõpetab. Jah, vigin ära lõpetaks 2001. aastal kaporatuuri riigipöördega, eks ju. Jah, 21. aastal, jah. Jah, 2021. just, absoluutselt. Et see on hea, see on see, kuhu see süvariiklik sündikaat asetub. Ta ei ole siin selleks, et kaitsta Eesti huve. Ta on siin selleks, et garanteerida Eesti püsimine ühel konkreetsel anglo-euroopalikul kursil. Kõik. Ja selles mõttes, ma ei tea, kui sa lubad, lähme üle selle teise teema juurde ja võtame selle siia nagu ilusti kõrvale. Selles mõttes nagu sobitub see seaduse muudatus, mis nüüd annab põhimõtteliselt, nagu siin mainitud juba õiguskaitse ja jõuametitele, nagu tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, politsei ja piirivalveametile ja kaitsepolitsei ametile ja kaitseväele siis õiguse lõpetada ära meediaväljaandeid. Kui kujutatakse välja kriisiolukord või sõjaseisukord. Et loeme siit, et praegu kehtivas riigikaitseseaduses on isikute põhiõigusi ja vabadusi piiravate meetmetena sõjaseisukorra ajal märgitud, et Vabariigi Valitsus, peaminister ja sisejulgeoleku tagamise valdkonna eest vastutav minister võivad kuni sõjaseisukorra lõppemiseni keelata massiteabevahendis teatud sisuga teabe edastamise, kui selle avalikustamine võib ohustada riigi sõjalist kaitsmist või muul viisil riigi julgeolekut. Nii. Aga nüüd siis üritatakse see õigus anda otseselt nii-öelda sellisele nendele asutustele, põhimõtteliselt võivad tulla sinu ukse taha nii laigulises rüüs mehed kaitseväest kui ka lipsustatud mehed kapost ja ütelda, et see pull lõpeb see nüüd ära. See vigisemine lõpeb siia, punkt, ja mingisugust sõnavabadust siin enam ei ole. Ja me võime tegelikult, tulen pärast selle juurde tagasi, aga palun, ma annan sulle sõnajärje üle. Ja mul mõte on ikka selle Tarbijakaitseameti juures, et vaata inimene ostab poest mingi praakkinga ja siis ta pöördub Tarbijakaitseametisse selle, et mida ta nüüd teeb, et kaupmees ei taha seda omaks tunnistada ja tšekk kadus ka ära ja et kuidas ta oma kingad saab nüüd ära vahetada, eks ole. Ja siis selgub, et tegelikult see Tarbijakaitseamet on mingisugune hull, sisuliselt mingi eriteenistus, mis siis tegeleb
tegeleb seal mingisuguste hoopis kõrgemate ja palju tähtsamate teemadega, eks ole, on vaja ajakirjandusväljandeid sulgeda ja monitoorida ja kinni panna ja aga jah, et kui ma saan sellest seaduse muudatusest õigesti aru, siis siiamaani sõjaolukorras või sõjaseisukorras on võimalik siis Vabariigi valitsusel, peaministril ja siis sisejulgeoleku tagamisest vastutaval ministril on võimalik teha ettepanekuid mingisuguste ütleme uudiste sisu kohta, eks ole, et me ei avaldaks sõjaolukorras selliseid teateid ajakirjanduses, mis võivad näiteks vaenlasele paljastada meie kaitseväe positsioone. Et selles osas me saame aru, et tsensuur või selline riigivõimu sekkumine on õigustatud. See on täiesti elementaarne. Jah, aga nüüd, eks ole, on nende mõttekene ju läinud palju kaugemale, et siis nad sisuliselt delegeerivad nendele nimetatud asutustele, ehk siis seesama TTJA, Tarbijakaitseamet, PPA, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitsei ja ka Kaitsevägi õiguse sulgeda meediaväljaandeid või siis piirata oluliselt tegevust. Ja see ei ole ainult sõjaseisukorras, see ei ole ainult, kui meil tekib mingisugune, ma ei tea, konflikt Venemaaga näiteks, et siis kuulutatakse sõjaseisukord välja ja hakatakse väljaandeid kinni panema. Ja võime siis arvata, et mis siin kõige esimesena kinni lähevad. Ma arvan, et Delfi ilmselt ei lähe kõige esimesena kinni. Aga jutt on ju ka eriolukorrast. Ehk siis, kui mingisugune näiteks peaks jälle mõni nakkushaigus tulema, mis eeldab sellise eriolukorra välja kuulutamist ja neid on ju ka siin minu meelest timmitud, neid võimalusi sellistel puhkudel eriolukorda välja kuulutada. Et siis pole ju sugugi ebarealistlik arvata, et näiteks Objektiivi stuudiosse marsivad taas, kas just laigulised, aga võib-olla just need samad tarbijakaitseametnikud ja panevad selle väljaande kinni, kuna võib eeldada, et Objektiiv edastab mingisugust kriitilist informatsiooni või kriitilist analüüsi toimuva kohta, täpselt nii nagu koroona ajal. Ei tegelikult, kui see seadusemuudatus nüüd jõustub ja selline vastav kriisiolukord või eriolukord välja kuulutatakse, nagu koroona ajal seda tehti, siis mina ei näe küll ühtegi põhjust, mis takistaks tegelikult eeldusele, et Objektiiv käitub täpselt samamoodi, nagu me koroona ajal käitusime, kritiseerides jõuameteid nende üleliigse jõu kasutamise pärast meeleavaldajate vastu, kritiseerides kogu koroona võltspandeemia sellist narratiivi, nädalast nädalasse põhimõtteliselt tuues välja saateid sellest, millised on jälle nii-öelda kõikvõimalikud nii-öelda võltsnarratiivi osised. Mitu aastat järjest. Ma ei näe küll ühtegi takistust selleks, et seda seadust appi võttes marsivad meile tõepoolest sisse, kas need samad tehnilise järelevalveameti kohvimasina tehnilistele andmetele vastavust kontrollivad ametnikud või siis juba politseiametnikud või kapo või kaitseväega seotud isikud. Et kõik see vastab sellele olukorrale, mida siin selles seaduse muudatuses välja öeldakse. Et meil jällegi, mis meil siin nüüd on? Et me, vahepeal on Eestis nagu selline tunne, et tuleb nagu panna nagu stopile. Et nagu arengud on niivõrd kiired, et enam justkui nagu ei panegi tähele, et meil äsja oli just nimelt see, et erakondade rahastamise järelevalve komisjonile antakse menetlusõigus. Kõikide meiega seonduvate kolmandate isikute suhtes, mis kuulutati välja presidendi poolt, see seadus, ja need kolmandad isikuid ei pruugita teavitada ja see kolmandate isikute ring ja põhjused, miks nende järelevalve ja menetluse nii jõutakse, on täiesti piiritlematud.
ehk siis põhimõtteliselt võidakse arvata, et Objektiiv teeb mingisuguse keelatud annetuse mingisugusele ühele või teisele konservatiivsele jõule ja äkitselt on juba tustitud läbi nii sinu meilivahetus, nii minu meilivahetus, nii ma ei tea, Objektiivi toimetajate meilivahetus, pangakontod, nii Objektiivi enda pangakontod, minu perekonna pangakontod, minu, ma ei tea, laste, vanemate, sõprade pangakontod, ilma mind teavitamata ja kogu see asi on ühe pakina laual seal samas, kus istuvad Indrek Tarand, Kaarel Tarand, Eduard Odinets ja teised sellised vägagi usaldusväärsed isikud, eelkõige mis puudutavad Objektiivi ja meid. Ja sa mõtled, et oot, aga mis asi see nüüd on? Ja jällegi järjekordne samm kodanikuühiskonna tasalülitamiseks on vastu võetud, ära tehtud, põhimõtteliselt on kodanikuühiskonnal poliitiliste jõudude toetamine tehtud võimatuks. Nüüd ei ole enam võimalik öelda kodanikuühiskonna asutusena välja seda, et toetage ühte või teist poliitilist jõudu, sest kohe kindlasti võidakse see liigitada keelatud annetuseks sellele poliitilisele jõule. Ja nüüd siis see, et meil võib tulla mingisugune hantaviiruse pandeemia siin jälle järjekordselt täiesti välja mõeldud alustel, meil võib tulla siia mingisugune väike pisikene või kui tuleb suur, siis ei ole enam vahet, et siis on juba kõik läinud. Siis on läinud trumm, pulgad ja trummimängija ka. Aga selline väike pisikene küdev konflikt, näiteks Narva piiri lähedal kuulutatakse välja sõjaseisukord, käsi peseb kätt, Eestile on see kasulik ja Eesti reformierakondlikule valitsusele on kasulik, valimised jäetakse ära ning Venemaa saab ka natukene proovida, et kas NATO vihmavari töötab või mitte ja mis sellest järgnevad ja testida natukene nii-öelda asju. Ja meil on äkitselt olukord, kus on ühe partei või valitsuse võim, mida ei ole võimalik valimistega kummutada. Meil on kinni pandud meediaväljaanded, kriitilised hääled, mis seda valitsust võiksid kritiseerida, kogu seda olukorda kritiseerida ja need, miks mitte, ka nende meediaväljaannete juhid või nendega seonduvad inimesed on kasutades Franz Kafka terminoloogiat protsessis, ilma et nad midagi kurja oleks teinud, ühel hommikul vahi alla võetud. Et see on see olukord, mis meile praegu nüüd siit vastu vaatab. Et see ei ole mingisugune nagu lihtsalt mingisugune nagu järjekordne seadusmuudatus või mingisugune muu asi, et meile tegelikult vaatab vastu siit see, et sellist asja, nagu me tegime koroona ajal, eriolukorra ajal, Objektiiviga, me selle seaduse järgi enam teha ei saaks. Meid pandakse kinni. No see olukord on Eesti ajaloos juba olnud. 34. aasta. Pätsi, Laidoneri ja Rei riigipööre. Ja nad kuulutasid samuti eriolukorra välja. Parlament ei saadetud küll laiali ega ei kutsutud kokku. Poliitilised erakonnad keelustati, tegelikult meedia oli tsensuur, vist mingisugused väljaanded seal ka keelustati, ma arvan, et vabadussõjalaste võitlus vast. Nii et me oleme selle ükskord juba oma ajaloos läbi teinud. Loomulikult ajalugu kunagi ei kordu täpselt samamoodi, on mingisugused erinevad aspektid, aga põhimõtteliselt meile tahetakse teha seda sama asja. Ja mulle tundub praegu, et kõigi nende seadustega, mida siin vastu võetakse ja kõigi nende plaanidega, mis kuskilt välja lekivad ja mida meediast võime siis lugeda, et need on nagu sellised nupud, mis asetatakse või malendid oma kohale. Kuni ühel hetkel on šahmat, ehk siis sa oled kaotanud partii. Aga praegu pannakse üks malend sinna, teine pannakse teisele ruudule ja see on üks osa sellest malemängust, kui seda võrdlust tuua. Ja kui nüüd vaadata, kuidas siis seda seaduseelnõud, mis on just nagu ootamatult jõudnud avalikkuse ette, et ma ei olnud ka varem ausalt öelda teadlik, ma jälgi ka nii täpselt parlamendi tööd, et nüüd ma saan aru, et see on 3. lugemine lausa, et kus need siis eelmised lugemised, milles need olid ja mida nende käigus on öeldud. Aga nüüd siis võtab sõna Meedialiidu juht Väino Koorberg, kelle mure on ka siis see, et
jah, siin me seda uudist näeme, kelle mure on siis see, et võib-olla seda seadust võidakse kasutada olukorras, kus nagu riigivõimu juurde valed inimesed sattunud. Et noh, praegu nagu me ei saa öelda, et praegult on ikka õiged inimesed riigivõimu juures, et ikka demokraatlikud inimesed, aga äkki mingid autoritaarsed inimesed tulevad võimule ja võt siis nad võivad hakata nagu seda seadust kuritarvitama. Ja inimene arvab siis, et kui just kaitseväele ei annaks nagu õiguse vahetult, siis meediaväljaandeid sulgeda, et piisab, et kui kapo näiteks sulgeb, et siis oleks juba täitsa jumet sellel seadusel. Et noh, sellisest mõttevisist mina ka ausalt öelda aru ei saa, et me ei saa üleüldse sellist seadust tegelikult meie ühiskonnas lubada, kui me tahame olla demokraatlik õigusriik. Me ei saa volitada selliseid täitevvõimu allasutusi otsustama nende põhiõiguste üle, mis on meie põhiseaduses kirja pandud. Et ma saan aru ajakirjandusväljaannete, toimetajate ja muude tegelaste omanike sellisest erutusest, kui neile tuleb pähe mõte, et äkki istub ühel hetkel nende stuudios või nende toimetuses mingi laiguline kaitseväe esindaja, kes siis on üle võtnud arvamustoimetaja rolli, uudiste toimetaja rolli, peatoimetaja rolli, peatoimetaja asetäitja rolli ja otsustab selle üle, et millised uudised lähevad eetrisse, millised arvamuslood ja kolumnid tohivad ilmuda, millised mitte. Aga kui nüüd seda kuidagi peaks kureerima, ma ei tea, Toompuieste ehk siis Kaitsepolitseiamet, et siis nagu oleks olukord tsipakene parem. No, ma ei näe, et see kuidagi saaks parem olla. Et üleüldse, et me oleme olukorras, kus tegelikult homme peaks siis see seadus vastu võetama. Teeme seda esmaspäeval, saade läheb eetrisse või siis avaldan ma selle ilmselt teisipäeva hommikul, nii et siis kui me räägime ajalisest plaanist, siis ilmselt juba täna. Aga noh, mis on nagu põhimõttelisem küsimus veel selle juures, et loomulikult see on juba iseendast nii põhimõtteline küsimus, et kuidas me oleme sellesse olukorda jõudnud, aga mis on minu meelest veel olulisem selle juures, et tegelikult mulle tundub, meie ühiskond on muutunud nii apaatseks, et inimesed kehitavad selliste uudiste peale lihtsalt õlgu. Nad ei jõua enam reageerida. Neil on see mure, et hinnad jälle tõusid, mingisugune kopsakas arve on tulnud kuskilt ootamatult, börsielekter läheb jälle täna õhtul kosmosesse, mingi maks on peale pandud, hinnatõus on kohe, eks ole, kuu algusest või järgmise kuu algusest ja nii edasi. Ühesõnaga, olme mured ja selline üks löök teise järel olukord on nii maha surunud, et enam põhimõtteliste asjade peale, mis puudutavad demokraatlikke väärtusi, põhiõigusi, nende peale inimesed ei jaksa enam mõelda. Ja kui meenutada korra koroonaaega, et siis mis olid need õigused, mis siis taheti toona politseile NETS-i muudatustega anda, see oli siis see nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus. See oli vist 21. aastal, kui ma õigesti mäletan. Et siis taheti seal anda neile õigust piirata seal, ütleme, inimeste kogunemist sellises nakkushaiguse leviku olukorras, et laiale ajada mingisuguseid meeleavaldusi, mis ei ole heakskiidu saanud. Mul isegi ei tule enam meelde. Et kõik see on köki-möki võrreldes sellega, kuhu me oleme nüüd nende aastatega, siis umbes 5 aastaga edasi jõudnud. Et me räägime praegu sellest, et mingisugune Tarbijakaitseamet saab õiguse sulgeda meediaväljaandeid. Ja loomulikult sa saad ju kohtus vaidlustada neid asju, aga me oleme ju näinud, kuidas kohtud on reageerinud kõikidele nendele koroonavaidlustele. Piirangud on põhimõtteliselt ju tagantjärgi õigeks tunnistatud, on öeldud, et riigil oligi õigus nii käituda, kuna seadused on sellised, ikka kohtud ei loo seadusi, kohtud tagavad, et seadused kehtivad ja kui see eelnõu peaks saama seaduseks, siis me oleme olukorras, kus me ei pea isegi ära ootama sõjaseisukorra kehtestamist, vaid piisab eriolukorrast. Ja tegelikult
võidakse kinni panna ja alustatakse loomulikult mitte siis nendest suurtest üleriigilistest väljaannetest nagu Postimees või Delfi või siis Ekspress Grupi väljaanded. Ma usun, et need saavad ise aru, mida nad peavad tegema sellises olukorras. Nad on kogu aeg saanud aru, mida nad peavad tegema Eesti Vabariigiga praeguses olukorras. Täpselt, aga vaata, meil on siin mõned sellised väljaanded, mis ei taha aru saada, et objektiiv on minu meelest kogu aeg olnud selline väljaanne, mis nagu hästi ei saa nagu aru nendest signaalidest. Tead, millega see on seotud, see on intellektuaalse piiratuse küsimus niimoodi, et me lihtsalt ei saa pihta sellele, mida meilt nõutakse. Tahaks küll teha Tahaks jubedalt aru saada, aga vaata ei saa. IQ-d jääb puudu natuke, eks. IQ-d jääb puudu, midagi pole teha. Väga huvitav, kogu selle asja juures oli Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsiooni direktori Erki Tori argumendid ja kinnitused selle seaduseelnõu puhul ERR-ile. Tema ütleb niimoodi, et kõne all on eelkõige selline teave, mida siis hakatakse reguleerima, mille alusel siis nagu kinni panema meediaväljaandeid, eks ju. Selline teave, mille avaldamine võib vahetult kujutada ohtu inimeste turvalisusele või kahjustada kaitse või päästetegevuse läbiviimist. Näiteks pilt, video või muul kujul info kaitseväe üksustele või sõidukite liikumise või paiknemise kohta või teave riigi julgeoleku seisukohalt oluliste objektide, nende seisukorra või turvameetmete kohta. Ka kriisiolukorras jälgitakse sõna- ja ajakirjandusvabaduse põhimõtteid ning piirangute eesmärk ei saa olla kriitilise arvamuse või ebamugavate küsimuste vaigistamine. Nii, kuidas ma kommenteeriksin seda? Esimene asi on see, et see on kõige elementaarsem asi üldse. Nii, kujutad sa nüüd ette, et objektiiv või mõni muu alternatiivmeedia väljaanne tuleb ja pildistab üles näiteks sõjaolukorras, ma ei tea, Eesti Kaitseliidu üksuste paiknemist, avaldab selle oma lehel ja ütleb, et nii poisid siia, pange pauk nüüd ära. Tähendab, ma ise oleksin ka nõus, et sellised inimesed tuleks sõjaolukorras vangi panna või ma ei tea, kui nad ei taltu, siis seina äärde panna, sellepärast, et see ohustab Eesti inimeste elu konkreetselt, see on riigi reetmine. Millest me siin räägime? Loomulikult me ei räägi siin sellest. Mitte keegi nendest inimestest ilmselgelt ei hakkaks tegelema sellise asjaga. Aga sõna- ja ajakirjanduse vabaduse põhimõtteid jälgitakse kriisiolukorras. Vaata, see on nüüd küsimus, millele ma võin kohe ütelda, et vaata kohe kindlasti ei hakata neid järgima. Ma kahtlen väga tõsiselt selles, et kas neid hakatakse järgima, sellepärast, et see on see teema, mille pärast üritatakse kinni panna ajakirjandusväljaandeid. Et esitatakse ebamugavaid küsimusi, esitatakse ideid, mis riigi Stratcomile pakuvad konkurentsi, ütlevad, et see, mida meile kohustuslikus korras uskuda kästakse, ei vasta tõele ühel või teisel põhjusel ja see on see valitud või selline varjatud viis, millega siis riik tuleb ja hakkab neid meediaväljaandeid kinni panema. Ja see on tegelikult jällegi pandud ju, see on tegelikult asi, mis on suunatud ju alternatiivmeedia peale. Et tõesti, Delfi, Postimees on saanud kogu aeg aru sellest, mida nad on pidanud tegema. Postimeest on saanud viimase 4 aasta jooksul, kui Ukraina kriis algas või sõda algas, põhimõtteliselt ametliku Stratcomi häälekandja. Riigi julgeoleku teemad, Erki Koort, süvariigi teatrikriitik Oitsalu, siis on seal Rainer Saksa kolumn igapäevaselt vist sõjategevuse algusest, igapäevaselt kujutate ette, nii Stratcomi poolt ette kirjutatud asi, mida ma ei usu, et Rainer Saks ise ette valmistab, eks ju, tal on antud mingisugune patakas sinna peale, pane see kokku niimoodi siit, see lõik siit seal ja kirjuta sissejuhatus ja pealkiri ja ongi kõik. Nii, Rainer Saks, et see totaalne Stratcomi, kuidas öelda, väljaanne lihtsalt. Ja nagu eelmises fookuses saates sai ka öeldud, siis Delfi ja Luige meedia on selline
taktikaline operatiivtasandi üksus. Et kui on vaja kedagi mustata, kui on vaja kellegile mingisugune nii-öelda pahn kaela panna, kui on öelda, et keegi on putinist ja Kremli käsilane ja midagi sellist, no siis saab seda teha seal, kui on vaja, ma ei tea, Prigožiniga seostada kedagi, et siis on võimalik see üksus asub siis tööle. Et nemad määrivad oma käsi selliste asjadega. Postimees pigem mitte. Aga millele see on tehtud? See on tehtud just nimelt eelkõige alternatiivmeedia väljaannete vastu, kes võiksid hakata mingisugust Stratcomile vastu seisvat infot või nägemust välja tooma. Ja see on väga, väga selge, et tegelikult kui me vaatame seda, et mis on juhtunud Ukrainas on juhtunud põhimõtteliselt see sama asi, et igasugune meediavabadus on ära hävitatud, siis inimesed, kes on rääkinud poliitikud muuseas, nagu Julia Mendel oma intervjuus Tucker Carlsonile ütles, üks poliitik, kes oli parlamendi liige, kui Trump tuli võimule, ütles, et nüüd oleks aeg Venemaaga rahu teha, kirjutas avalikult sotsiaalmeedia postituses ja peaks vist olema, Trump tuli võimule, mis siin on siis 1,5 aastat tagasi. Ja nüüd on 1,5 aastat vahi all. Sellest ajast peale. Et palun, et sellised olukorrad, need on need olukorrad, mida see seadus tegelikult üritab saada nii-öelda kontrolli alla. Ja ega need ametnikud, kelle sõnu vahendatakse nendes uudistes, see ei ole osa ju isegi mitte selle seaduse või selle eelnõu seletuskirjast, et need on lihtsalt, võiks öelda, suvalised kommentaarid, mille eesmärk on rahustada avalikkust, ütled, ei, ärge nüüd kartke, et selliseid seadus ikkagi me kasutame ainult tõesti äärmise vajaduse korral ja kui on suur kriis ja on sõjaolukord ja siis me peame tegutsema ja kõik noogutavad ja et muidugi tegutsema peab ja tuleb. Aga kui jõuabki see eriolukord kätte, kas või siis mingi uus nakkushaigus hakkab siin levima ja on vaja mingid väljaanded või kriitilised hääled sulgeda, maha suruda, et siis ei mäleta mitte keegi enam, mida see ametnik rääkis. Et ainult mingisuguse sõjaolukorras või äärmisel vajadusel. Et tegelikult me näeme Eestis ühte sellist protsessi, mis loomulikult on täielikus vastuolus õigusriigi printsiibiga. Et kruvisid keeratakse kogu aeg rohkem ja rohkem kinni. Ühe seadusega, teise seadusega või siis ka seaduse tõlgendamisega. Et me näeme, kuidas PPA on siin ju päris loominguliselt tõlgendanud kehtivat seadust, avaliku korra seaduse, kuidas seda iganes nimetatakse. Siin meenutame Jaak Valge vastu suunatud 2 menetlust, kus ta lõpuks on ju mõlemas õigeks mõistetud, aga sellist menetlust ei oleks tohtinud alustadagi. Aga lihtsalt PPA mingi ametnik ilmselt kõrgemalt poolt tulnud poliitilise suunise alusel alustati menetlust, mindi kohtuni välja, saadi vastu näppe üks kord, teisel korral täpselt samamoodi. Et me näeme, kuidas tegelikult Eesti need samad jõuametid, keda ka siin uudises on ära mainitud, kasutavad õigust üldsegi mitte õigusriigi kaitsmise otstarbel, vaid olemasoleva režiimi või süsteemi võimu kindlustamise seisukohalt. Ja kõik see, mida on nii Euroopa tasandil, see, millest me oma saadet alustasime, eks ole, teatud vaadetega erakonnad tahetakse ära keelata või nende tegevust takistada, kuni siis ütleme selle konkreetse seaduse muudatuseni, et anda siin täiendavad volitused mingisugustele tehnilistele ametnikele otsustada siis sisuliselt meedia sõnavabaduse üle. Et nad kõik räägivad ühest laiemast suundumusest ja see on seesama kodusõja olukord lääne kultuuris, kus siis olemasolev režiim või süsteem, sellised globalistlikud jõud tunnevad, et
võim kipub nende käest ära minema ja neil on vaja rohkem hoobasid, et oma võimu kindlustada. Ja seda tehakse siis erinevates riikides loomulikult erinevate seadusmuudatuste abil, ütleme seal Lääne-Euroopas, Belgias või Hollandis on immigratsiooni teema, ka Ühendkuningriigis, mis ei ole Euroopa Liidus enam, on immigratsiooni teema selline valusam teema ühiskonna jaoks ja Suurbritannias ollakse ju sõnavabadusega jõudnud sinnamaale, et sa teed õhtul mingisuguse kriitilise Facebooki või muu sotsiaalmeedia postituse immigratsiooni teemal ja politsei eriüksus on sul hommikul kell 6 ukse taga, eks sul löövad ukse maha ja tulevad sulle järgi ja viiakse ära selle sama sotsiaalmeedia postituse eest. Või nagu see Belgia kohtunik konkreetse poliitiku puhul siis leidis, et ta avaldas küll fakte, aga ta tegelikult nende faktide abil tahtis õhutada vaenu. Et need on üksikud ja näiliselt eraldiseisvad infokillud, aga tegelikult me näeme ühte suurt suundumust. Ja see on ikkagi Euroopa Liidu ja mitte ainult Euroopa Liidu, et jutt ei käi ainult Euroopa Liidust tegelikult minu meelest. Me näeme ka Suurbritannia kuulub tegelikult sellesse samasse lääne süsteemi, kus me näeme tegelikult, kuidas valitseb selline globalistlik ühispartei või valitsevad ringkonnad, kui natuke ebamäärasemalt ja laiemalt ütelda, üritavad iga hinna eest käest libisevat võimu kindlustada ja maha suruda masse, kelle seas on puhkenud rahulolematus ja mässuvaim. Ja meil Eestis, nagu me näeme nüüd, eriti viimase 3-4 aasta jooksul oleme näinud, ega meie inimene ei tule tänaval eriti protestima. Et meil selles mõttes on isegi võimudel lihtsam ära hoida suuri meeleavaldusi ja suuri proteste ja see seadus muideks sobib suurepäraselt selleks, et kui sa paned ikkagi mõned sellised vastalised kanalid kinni, Objektiiv, ma ei tea, Uued uudised, Telegram, Vanglaplaneet, mis meil siin on, need on üsna eriilmelised, eripalgelised meediaväljaanded, mis siis on natukene, ütleme, alternatiivse kursiga võrreldes peavooluväljaannetega, kui sa nendel suu sulged, kui sa samal ajal tihendad kontrolli sotsiaalmeedia üle, selleks on omad reeglid, eks ole, Euroopa Liidu poolt välja antud direktiivid, et kuidas siis meedia, sotsiaalmeediaga tuleb ümber käia. Ja me näeme, et see on üks tervik, mis tegelikult võtab tavakodanikult seda vähestki võimu, või mis võimu siin tavakodanikul ikka on, aga neid väheseidki õigusi käest ära. Ei lase tal oma meelt avaldada, ei lase tal oma südametunnistuse järgi toimida, ei lase sõnavabalt pruukida. Ja samal ajal seletatakse meile, kuidas meil on liberaalne demokraatia, meil on arvamuste pluralism, ega me ei ole nagu Venemaa, me ei ole nagu Valgevene, et meil on siin tohutud euroopalikud väärtused ja me just nimelt nende kaitseks peame nüüd tegutsema, et saate aru, kulla kodanikud, et me peame kaitsma euroopalikke väärtusi. Ühesõnaga, et see seaduse muudatus või see eelnõu, kui see nüüd peaks seaduseks saama, siis me oleme jällegi oma riigiga jõudnud ühe sammu edasi sellel väga kurval teekonnal, mis, nagu ma enne üritasin ka välja ütelda, tegelikult ei morjenda enam lõpuks mitte kedagi. Et inimesed võõranduvad sellisest süsteemist, nad elavad oma elu nii palju, kui nad saavad, sest lõppude lõpuks sa ei peagi ju poliitikast midagi arvama ja see ongi muideks võimude eesmärk, et sa ei arvakski poliitikast midagi ja et sa lähed lihtsalt valimispäeval valimiskasti juurde, et valimispäeval ilmuks välja piisavalt neid kodanikke, kes siis teevad õige valiku. Et saaks jälle järgmised 4 aastat muretult seda sama kurssi edasi viljeleda. Et see on tegelikult see, mida võimud tahavad. Ja kõikide vastaliste või selliste kahtlevate inimeste ja allumatute inimeste kontrollimiseks sobivad just nimelt kõik need erinevad tööriistad ja see on selle tööriistakasti üks instrumente, millega siis üritatakse inimesi kontrolli all hoida, et nad ei hakkaks mingisuguseid kriitilisi küsimusi küsima.
et seesama süsteem saaks jätkuda. Mina näen seda ka tervikprotsessina, et meil on tekitatud sõjademokraatlik selline hunta valitsus, nomenklatuur Euroopas ja see on üks nii-öelda euroopaliku sõjademokraatia kehtestamise vahendeid, see seadus samamoodi. Euroopa tasandil ära keelata mingisugune ühendpartei, eks ju, veel ei jõua vist sinnamaani välja Euroopa Liit, et ta võiks tulla liidu vabariiki ja ütelda seda, et vaata, meile ei meeldi see erakond, et keelaks, te peate selle ära keelama. Aga ju need nii-öelda hoovad on ka olemas. Selleni jõutakse. Küll selleni ka varsti jõutakse, et praegu siis keelatakse erinevate Euroopa Liidu riikides olevate erakondade ühendpartei, eks üritatakse ära keelata. Katusorganisatsioon, mis saab 2 miljonit eurot toetust, eks ju, Euroopa Liidu fondidest, et siis läheks toetus ära ja nii edasi, aga et tuleks siia ütelda näiteks Eestis, et meile ei meeldi üks või teine partei, et see tuleb nüüd ära keelata teil. Et sinnamaani ei ole veel jõutud, aga ma olen ka optimistlikult meelestatud, et see on nüüd järgmine samm, sinna ilmselt jõutakse ja seesama nii-öelda sõjaseisukorra, eriolukorra seadus, see on nüüd samm sinna poole, et juhul, kui peaks toimuma mingisugune sõjaline konflikt, meil reaalselt ei olegi enam opositsioonis ja opositsiooniliste vaadetega inimestel mingit võimalustki oma arvamust väljendada, sest nad tegelikult, oleme ausad, nad ilmselt pandaks kinni selles olukorras. Ei riskita lihtsalt, et lõpetatakse objektiiv ära, vaid mina näiteks läheb vangi. Lihtsalt ma olen selle saatusega muidugi juba arvestanud, et ühel või teisel viisil kunagi mind vangi pannakse, et olengi imestanud, et liiga kaua on kestnud see protsess, aga võib-olla ma siis pole piisavalt head tööd teinud muuseas, see on ka veel üks võimalus, aga põhimõtteliselt see on see väljavaade siin. Ja see on üld-euroopalik protsess, see on nüüd see protsess, millega suunatakse Euroopa Liitu põhimõtteliselt sellisesse totalitaristlikku mudelisse, mille eesmärgiks on põhimõtteliselt Venemaaga sõja alustamine. Sa ei saa seda alustada, vaata niimoodi, et sul on mingid osad lahti, et siin kobiseb veel mingisugune, ma ei tea, vigiseb mingisugused härrad objektiivi stuudios näiteks, et need asjad tuleb ära kindlustada, enne kui sõda tuleb, enne kui asjad tõeliselt nagu jamaks läheb. Aga hea uudis on see, et Ungaris on jälle demokraatia. See on küll hea. Et 16 miljardit on nüüd lahti külmutatud ja Peeter Madjar saab need kulutused teha, mis tal vaja teha on. Et see nüüd on huvitav, et õigusriigiga nüüd Ungaris jälle korras. Küll on hea meel. 16 aastat kannatas Ungari rahvas ja kannatasid ka teised Euroopa rahvad, aga nüüd on siis lõpuks ometi demokraatia taastatud Ungaris ja loomulikult tuleks rõhutada, et kuna tänasega ju algab väga oluline kuu aastas, väga sisutihe ja tähendusrikas kuu, et ilmselt ka siis Ungari demokraatia taastamisel on kavas astuda need õiged sammud, et tagasi võtta need piiravad, vaenavad seadused, mis siis Orbani režiimi ajal seal kehtestati vaese tähestiku rahva üle ja nii saab ka Ungari rahvas marssida liidu ülejäänud rahvastega ühtses rivis. Vennas vabariikide ühtses rivis kommunismi suunas. Jaa, kahju on jah, et Ungaris asjad niimoodi läksid ja saab nüüd näha muidugi seda, et mis siin hakkab olema, et mitu pervertide lippu meil siin nüüd Eestis ikkagi linnatänavatele laotatakse ja kuidas see kõik Eesti rahva edasikestmist aitab, et need on need huvitavad asjad, mida Eesti rahvas nüüd peab emale selgeks tegema, et kuidas
kuidas need asjad küll aitavad meid lõpuks. Et mina arvan alati, et kuskil 100 aasta pärast sotsioloogid saavad nüüd rääkida, arutleda argumentidega põhistatult ja akadeemiliselt neutraalsel viisil, et olukorras, kus eestlasi on alla 500 000, et huvitav küll, kuidas see asi niimoodi läks, et miks ei olnud sellel ikkagi piisavalt mõju, et Ugala teatri ees homolipp lahti rulliti. Et kuidas me ikkagi välja surime siin? Üllatus, üllatus. Eks te saate nüüd selle kuu jooksul, head inimesed, mõelda nende teemad üle. Ja see annab ka hästi palju materjali tulevasteks loendamatuteks teadustöödeks, kus siis seda küsimust saab nii bakalaureuse, magistri kui ka doktori tasemel läbi uurida, läbi valgustada ja teha siis õiged järeldused. Õigete järelduste tegemiste kunst on üks peamine. Nagu näha, meie pole neid suutnud siiamaani teha. No meil on puudu lihtsalt seda IQ-d. Ja IQ-d, aga üritame ise ka jõuda õigete järeldusteni. Tölp, ei saa aru asjadest. Ei saa lihtsalt aru. Ma kardan, et Ungariga oli umbes sama asi, et 16 aasta jooksul Ungari valija lihtsalt ei saanud aru, mis neile kasuks tuleb. Et kujutad see ette, et valib kogu aeg ühte seda asja ja ei saa aru. Ja nüüd siis lõpuks saadi aru, et ikkagi selline õitsev seksuaaldemokraatia ja homolipu rahti rullimine üle armsa Ungarimaa, et see on see asi, mis meid viib õitsengule ja rahvuslikule täiustumisele. Aga ma ei tea, nende mõtetega vist täna seekord lõpetame ja sellel hooajal ilmselt sind siin stuudios enam ei näegi, sellepärast et Objektiiv läheb ka juulis väikesele puhkusele ja neid raadiosaateid loomulikult teeme veel selle kuu lõpuni, et meid saab siis kuulata raadiosaate vahendusel. Aga suur tänu sulle sellel hooajal siia Fokuse stuudiosse tulemast ja arutlemast neid asju. Aitäh kutsumast ja kaunis suve kõigile! Ja loomulikult ütlen veel ühe asja ära, nimelt algas Objektiivis meil kevadkampaania ja võite siis minna Objektiivi lehele ja minna anneta või toeta keskkonda ning seal teha oma vastava toetuse, et Objektiivi tööd jätkata teie abil ka järgmisel hooajal. Aitäh teile, head inimesed, kõike head!